Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Börsijutud. Tere, Markus. Tere, Märten. No nii, enne kui me lähme siin teemakohaste juttude juurde, siis kaks märkust. Üks asi see, et ma olen siin parasjagu näost punane, kõik need, kes vaatavad videoformaadis meie saadet, siis asi ei ole tingitud sellest, et me rääkisime või hakkame rääkima pisut piinlikel teemadel, kuigi vabalt me võime neil teemadel ka rääkida, aga käisin just jooksmas ja poole jooksu peal järsku tundsin, et okei, täna on see päev, kus tuleb nagu gaas põhja vajutada. Ja siis tulemus on siin, on ju see mõnus glow. Mhm. Ühesõnaga see selleks. Ja teine asi, kes veel ei ole jõudnud, siis me salvestame, täna on 18. detsember 2025. Ehk siis jõulud veel päris käes ei ole. Ja mul on see tore raamat, mille nimi on ETF-id ja indeksfondid, on lõpumüügiga saadaval –50% hinnast alla. Koos postikuluga saab siis 17,50 omale kenasti sobiliku pakiautomaati. Ja käisin eile õhtul laoseisu ka kontrollimas, mul on üks lepingupartner, kes siis haldab seda laoseisu ja postitab neid raamatuid. Et seal veel on ju, et kes on kärm, et siis olge lahked, et ainus eestikeelne ETF-ide raamat ja mille üle ma ise kõige rohkem uhke olen, on see, et seda on lihtsalt mõnus lugeda. Et ta on nagu, ta ei ole nagu, noh, päriselt ka ma olen ise aeg-ajalt kätte võtnud, kui ma saan mingi tagasiside lugejalt, siis ma võtan suvalisest kohast lahti ja hakkan lugema ja vaatan, et okei, et õnnestus kirjutada täpselt sellises vaibis ja meeleseisundis, et teda ongi mõnus lugeda. Et ta ei ole nagu mingi kuiv õpik või ma ei tea, käsiraamat või mida iganes. Oota, aga kas see lõpumüük tähendab seda, et sa müüd viimased eksemplarid ära, lao tühjaks ja rohkem seda raamatut ei ole? Ja siis on finito nagu kogu lugu. Mulle jäävad mõned raamatud endale koju, aga ja raamatupoodides on ka mingi laojääk, on ju, aga seal on ka ühes kohas välja hõigatud, vähemalt ühes kohas sooduspakkumine siin praegu jõuluajaks. Ja siis on kogu lugu jah, et ma tunnen, et ma täna ma ei taha kasutada sõna ei viitsi, aga tegelikult ausalt öeldes peaks ütlema ei viitsi. Ma ei viitsi teda nagu uuendada ja uuesti trükkida ja kogu seda asja praegu teha. Et põhimõtteliselt, kui see saab läbi müüdud, siis ongi kogu lugu ja ega teda enam kusagilt ei saagi. Okei, see on huvitav, sest minu meelest kõik need mingi, ma ei tea, 5 aastat vanad või mis iganes eestikeelsed raamatud tihti on ikkagi veel lettidel. Ma mõtlen, et kas nad siis trükkisid liiga palju, oli liiga väike nõudlus või nad lihtsalt müüvadki seda igavesti, kui tulevad uued lugejad või et millest sihuke otsus, mitte lihtsalt siis sama, sa ei pea ju kohe seda uuendama, aga lihtsalt ei, täiesti nagu. minul on hästi lihtne põhjus, et kuna ma ütlesin, mul on see tegevus või mitte tegevus, koostööpartner, kes haldab seda ladu ja kogu seda poolt, siis ta iga kuu saadab mulle hoiustamise eest ja ka postitamise eest on ju arveid. Ja ma lihtsalt nagu vaatan ja mõtlen, et mul ei ole mõtet selliseid numbreid maksta nagu hobi korras peale, et selleks, et break-evenisse jõuda, ma ei hakka ütlema, mitukümmend raamatut ma pean kuus müüma, on ju, et jõuda siis nulli ja katta need kulud ära. Et noh, sellel ei ole lihtsalt nagu Aga ma mõtet. vahel sellise lõpumüügi pakkumise puhul ma mõtlen seda, et need, kes just ostsid täishinnaga, et mida need inimesed tunnevad, kui nüüd järsku on –50, et ma saan aru, et ilmselt see on lihtsalt see, et okei, nad said selle raamatu kohe ja varem kätte ja see raamatu puhul see on väike asi, on ju, et suurem asi oleks see, et ma ei tea, et ma panen oma strateegiat, müün 500 euroga ja siis teen mustal reedel teen 250 ja siis need, kes just ostsid, need on nagu what the hell, Markus, on ju, et mis toimub. No tead, ma ütlen, et kui üldse mingit tüüpi inimesed sellest aru saavad, siis kõige paremini just nimelt investorid, sellepärast et no mis teha, on ju, tuli earnings ja siis oli reaction –50, on ju. Et turg lihtsalt on täna selline. okei okay. Ja tegelikult lõpumüük teema, ma tahtsin ise öelda ka seda, et see üks strateegia, mis ma panin augustis oma jälgijatele müüki blogis, et ma otsustasin selle maha võtta jaanuari lõpu seisuga. Ehk siis ma tegin ühe postituse hiljuti sinna, uuendasin veel seda backtesti, võtsin dividendid arvesse, kes tahab näha seda pikaajalist tulemust, võib vaadata viimast blogipostitust. Ja ma mõtlesin ise seda, et esiteks minu selle strateegia puhul huvilisi oli ootuspäraselt vähe,
ma arvasin ise, et kui sihuke kuni 20 huvilist tuleb jälgijatest, kes seda soovib, siis on ilmselt see sihuke aus tulemus ja umbes nii alla 20 hetkel neid ongi. ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha jätta seda strateegiat, seda pakkumist üles nagu igaveseks, et ka nende jaoks, kes selle said endale, et hoida selle strateegia väärikust ja usaldusväärsust. noh, kuigi 20 eestlast ilmselt USA börsil likviidsust ei mõjuta, et selle strateegia tulemust tulevikus see ei mõjuta, kas selle sai 10, 20, 30 inimest. ühesõnaga, kes tahab, võib mu blogist vaadata, see pakkumine on üleval jaanuari lõpuni ja siis ma võtan ta maha ja siis ei ole mõtet seda enam minu käest küsida. mõlema asja kohta paneme lingid ka siis on ju saate kirjeldusse, et sealt saab klikata, on võib-olla kõige lihtsam. jah. No ma ei tea, kust otsast me täna minema hakkame, et kas räägime kõigepealt turgudest või räägime natukene suure pildi teemadest, ma annan sulle valida. Turgudest või suure pildi teemast, no aga räägime turu suure pildi teemast siis. No nii ei saa, sa pead praegu valima ühe, sest see suur pilt on natukene sihuke poolfilosoofiline. No aga kas mõlemat ei jõua või? Võtame mõlemad. jõuame vabalt, ma mõtlengi, et kummaga me alustame siin. No alustame siis alustame suure pildiga. Okei, alustame suure pildiga. tead, kui ma kuulan meie viimaseid episoode tagantjärele aeg-ajalt või vaatan neid teemasid, mida me käsitlenud oleme, siis mul on tihtilugu tunne, et me oleme sinuga jõudnud mõlemad oma tegemistes sellisesse teatud punkti, kust meist on saanud generalistid, on ju, ongi siuksed suure pildi nägijad ja mitte enam niivõrd nagu tehnilistele detailidele keskendujad, et võib-olla me võtame episoodiliselt, teeme neid spurte, on ju, arendame oma mingisuguseid asju edasi, keskendume tehnilistele asjadele, ka valdavalt me räägime sellistest suure pildi teemadest või kuidagi jah, nagu mingitest noh, mindset'ist ja võib-olla mingitest sellistest asjadest. ja siis ma järsku tajusin ja mulle tuli meelde üks väga sihuke ere pilt minevikust, et ma mäletan, kui ma 90ndate lõpus mu esimene töökoht oli Hansapangas või siis õigemini Hansa Kapitalis toona. ja me olime siis Hansapanga haru eraldi, Hansa Kapital eraldi ettevõte, mingi haldusettevõte, ma olin seal analüütik, minu esimene töökoht värskelt ülikooli pingist tulnuna ja astus sisse Indrek Neivelt ja kõrvalkabinetis käis kogu aeg seal meie bossiga mingi arutamas, vahepeal seal keskel diivanite peal ka muudkui jutustasid ja ma hullult hästi mäletan, kuidas ma vaatasin ja kuulasin teda ja mõtlesin, et nagu mis asja ta jahub, et nagu mingit üldist juttu ajab, et nagu mitte mingit tehnilist olulist head infot sealt ei tule, et nagu kas ta ise üldse oskab midagi teha. Et ta ainult jahub mingi üldistel mingitel suurtel teemadel. Ja täpselt samamoodi ma arvasin sellisest härrasmehest nagu Howard Marks 20 aastat tagasi, et värske finantssektori sellise agara analüütikuna ja portfellihaldurina muudkui kuulsin, et Howard Marksi memod on ja hakkasin lugema, loen ja vaatan, et nagu mis asja nagu siin ei ole nagu mitte midagi tehnilist, mida ma saaks õppida, kuidas analüüsida paremini võlakirju, kuidas hinnata paremini krediidivõimelisust, noh, ma ei tea, mida iganes on ju, et toona ma olin võlakirjade peal. Millist indikaatorit kasutada turu ajastamisel on ju, no mida iganes. Ja kõik oli selline suure pildi jutt. Ja nüüd ma siis olen jõudnud ringiga sinna, et ma tunnen, et ma vist 90 või 80% ajast ise räägin umbes sarnast juttu ehk sellist suure pildi juttu ja teistsugust juttu ja panin tähele, et me siin börsijuttudes ka nagu veidi keskendume siis sellistele teistsugustele teemadele, mitte on ju päevakajalistele, vaid nendele suure pildi teemadele, et noh, ma ei tea, järjepidevus on ju mingid harjumused, protsessist kinnipidamine, mängus püsimine ja sellised asjad, et kuidas sa ise vaatad kogu sellele asjale ja kuidas sa tunned? ja ma olen nõus ja mingi hetk, ma arvan, kui tekib kogemust, siis sa hakkadki vaatama suuremat pilti, seepärast et kui me kõik alustame suhteliselt sarnaselt või ma arvan, see inimaju nagu mõtleb samas suunas, et kui mina alustasin kauplemisega samamoodi, lugesin raamatut, vaatasin MACD-d, RSI-d
ja arvasin, et kui ma nüüd selle screener'i saan tööle, mis mulle selle MACD divergentsi välja toob, siis ongi kõik olemas ja mul ei olegi rohkem vaja midagi teada. Et see hetke info ja aktsia valik ja et see on hästi oluline, on ju. ja võib-olla mingis, noh, metoodiliselt ta justkui ongi oluline, aga ta ei ole nagu ainuke asi ja ta ei ole minu jaoks isegi võib-olla kõige olulisem. Aga lihtsalt, kui seda turukogemust tuleb juurde, ma räägin nüüd iseendast, on ju, et ma ei püüa nagu kellelegi sõnu suhu panna või kellegi eest rääkida. kui ma räägin endast, siis järjest enam ajas mulle lihtsalt tundub see igapäevane, mis eile sai, mis aktsia kukkus, miks ta kukkus, mis tõuseb, mis homme võiks tõusta, juhtuda. see on rohkem nagu meelelahutus ja sellepärast ma võtan seda nagu infomürana ise ja minu jaoks ei ole nagu oluline noh, ja siis ongi, siis tekivad mingisugused oma protsessid ja hoiakud ja strateegiad. Ja kui ma mõtlen nüüd, sa rääkisid viimastest saadetest, mis me siin rääkinud oleme, ma ise vahel nagu peale saadet või tagasi vaadates, üle vaadates saateid üles pannes, olen nagu ka vaadanud, et ma vahepeal võib-olla rantin selle indeksi osas nagu liiga palju, on ju. ja tegelikult see on lihtsalt see minu ideoloogia ja rahahaldusviis. Aga tegelikult ma arvan, et indeks ei ole otseselt nagu halb asi. Ja eriti võib-olla sobib ta neile, kes ei oska midagi paremat teha oma rahaga börsil. Soovitada vist ei saa, compliance tiim lõikab välja selle koha või? ja. Ühesõnaga, et ma ei soovita kellelegi indeksit, ma ei soovita kellelegi nagu mitte nagu eemale hoida indeksist, aga noh, see ongi nagu oma selline valik, et minul lihtsalt ei ole osta-hoia portfelli, ma ei kauple indeksit mingitel põhjustel, mis ilmselt olen siin erinevates saadetes mingil teemal lahanud, aga just see, et kui sa ei tea, mida teha, kui sul paremat plaani ei ole, siis tegelikult indeksit hoida väga pikaajaliselt on võib-olla okei. Vähemalt minu silmis see on etem viis oma raha paigutada, kui käia konverentsidel teistele plaksutamas. Et kui su nagu see aktsiavaliku plaan on käia seminaridel ja konverentsidel ja teistele plaksutada, kes laval midagi ütlevad, siis parem plaan on minu silmis indeks, lihtsalt indeksi hoidmine nõuab tõsiselt väga pikaajalist horisonti ja pikka vaadet, et sellest võib-olla tulebki see, et minu jaoks on see indeksi hoidmine liiga pikaajaline, et ma tahan saada osa rohkem nendest lainetest selle pikaajalise hinna või siis ütleme selle kogu majanduskasvu, SKT kasvu, kõige selle sees, ma tahan nagu saada aktiivsemalt sellest kõigest osa. No ja vot see natukene jah, lõpuks jooksebki sinu või minu jaoks sinna välja, et ma tunnen, et sihuke 80-20 printsiip on siin kehtimas minu jaoks vähemalt kogu investeerimistegevuse puhul. Et 20% on see strateegia, mis ma olen siis endale välja valinud, see võib olla kombinatsioon strateegiatest, see portfelli strateegia tervikuna näiteks. Et ma pean leidma midagi, mis mulle sobib. Kui mina ise muutun, mu mingi elu muutub, siis võib muutuda ka strateegia, aga et praegu siis selline sobiv strateegia ja 80% tegelikult on sellest protsessist ja strateegiast kinnipidamine pluss mõtteviis siis on ju kuidagi. Ja, ja see tähendabki, et tegelikult nendele finantsuudistele ja asjadele ei jää üldse mingeid protsente alles. Noh, nagu need ei vääri tegelikult nagu või mingisugused poliitilised kemplused või mida iganes, on ju. Aga vaat nüüd küsimus sulle minu poolt on see, et sa ikkagi jälgid kõike seda, on ju, mida avaldatakse uudistes ja sotsmeedias ja mujal platvormidel. Kas sa ei arva, et see tagakuklas ikkagi mõjutab sind a la, et kas sa, noh näiteks, okei, võib-olla sind see mõjutab vähem, mingi dividendiportfelli puhul eriti, aga mina olen nagu mõelnud seda, et ma eriti ei taha enam isegi süstemaatilisi või algokauplejaid jälgida, sest see võib tagakuklas mõjutada seda, kuidas ma optimeerin või muudan oma süstemaatilisi strateegiaid, et ma võib-olla olen ülidistsiplineeritud, hoian oma süsteemist kinni, reegleid ei riku, teen kõik õigesti. Aga kui on aeg seda strateegiat üle vaadata ja optimeerida,
siis tagakuklas kuskil tekib see mingi infolõik, mis ma kuskil nägin või lugesin ja see ikkagi mõjutab tegelikult, ma lihtsalt ei saa aru, et see mõjutab. ja nüüd näiteks vaatajad-kuulajad, kui nad nüüd lähevad, vaatavad peeglisse ja mõtlevad enda puhul, et kas nad oleksid oma raha pannud Funderbeami, Planetisse või kõikidesse First Northi IPO-desse, kui nad ei oleks selle kohta lugenud või kelleltki teiselt kuulnud, kas nad iseseisvalt oleks tulnud selle peale, et fuck, et see on hea investeering, ma panen oma pleki sinna. Et nagu, kui, noh, saad aru, mis ma mõtlen, et isegi kui sa arvad, et ma ei tea, ma uudiseid loen niisama, aga ma olen väga iseseisev, ma teen oma otsuseid, siis tegelikult ma arvan, alateadvuses see kõik info mõjutab, mida sa tarbid. see on sul väga hästi öeldud, just seesama näide, et kas siis inimesed ise oleks välja otsinud ja läinud. väga hea näide oli see. Aga aus vastus on see, et jah, loomulikult mõjutab ja kui mul täna ei oleks Miljoniklubi, siis ma ei loeks neid asju ja ma ei tarbiks nii palju seda sisu nagu raudpolt, nagu jumala kindel. Siis ma teeks oma protsessi ja elaks nagu suhteliselt igava investori elu mõnes mõttes. Aga mul on lahendus sellele. Punkt üks, ma olen teadlik, ma panen ise tähele, nagu väga hästi ma kuulan mingit podcast'i, näiteks autosõidu ajal tund aega mingi krüptost on ju. Ja kohe ma hakkan mõtlema poole tunni järel, et okei, mis see minu portfelli osakaal krüptos on, nii, millal ma tavaliselt olen investeeringuid teinud, mis asjad mul seal on, kuidas ma võiks seda muuta, on ju. Kohe hakkan mõtlema selles suunas. Ja pluss on siis see, et ma panen nagu tähele neid mõjutusi, aga siis see minu häkk on see, et ma surun endale peale selle mahajahtumisperioodi. Et nagu sellel nädalal ma ei tee nagu mitte midagi või noh, sisuliselt nädal aega, ma ei puutu mitte midagi. Siis ma kirjutan selle asja ülesse, vajadusel ma tulen selle juurde tagasi ja vaatan rahulikult peale, aga näiteks strateegia muutmise protsess, tuleb tunnistada, et ma olen praegu parasjagu olen selles faasis, kus ma just nädalavahetusel hakkasin tegelema sellega, et viide jälle väiksele Nick Majuli raamatule on ju, et kuidas siis järgmisele tasemele jõuda. Et hakkasin nagu sihte seadma ja paika panema, et missugune mu portfell võiks olla seal järgmisel tasemel. Ja see on nagu pikk protsess, ma arvan, et see võtab mul kuid, kui mitte kvartaleid. Ja enne kui ma olen lõpuks nagu rahul ja igatepidi nagu läbi mõelnud enda jaoks. Et jah, see on see minu lahendus sellele mõjule. Ja ma olen üldiselt proovinud ise ka selle, või noh, mul ongi kujunenud see uue strateegia launch imine on suhteliselt pikk protsess, aga viimasel ajal mulle meeldib tegelikult päris rahaga testida väikeste summadega lihtsalt, mitte kuskil demokontol või data peal forward testing ut, sellepärast et kuidagi päris rahaga neid tehinguid tehes ma kohe märkan mingeid nõrkusi või puudujääke, noh, kasvõi kui paned mitu strateegiat samale kontole jooksma, et vahel võivad need orderid minna omavahel konflikti. Et kui sul ühes aktsias tekib näiteks vastasosapoolte tehing, on ju, et sul üks strateegia tahab Apple'it osta, teine tahab müüa ja siis, kui need mingil juhul satuvad samale ajale marketable order itega, isegi kui üks on limiit, teine on market stop, mis iganes, seal võivad mingid konfliktid tekkida, on ju, et sa ei saa ühte tehingut teha, sul makler kantseldab orderi ära ja mingid siuksed asjad, mida nagu mingi backtestis alati ei näe, kui on mingi keerulisem strateegia, lühiajaline, on ju, päevasisene. Et sellepärast mulle meeldib testida päris rahaga, aga jah, siis on nagu vahel on lihtsalt see, et peab arvestama sellega, et sellel on mingi kulu on ju juures, et sa saad päris rahaga teada, kas see töötab või mitte ja siis lihtsalt tasub seda väikselt teha. aga, aga jah, see teine asi vist, mis ma olen aru saanud, et ega ühelt poolt nagu see strateegiate portfell ei saa nagu kunagi valmis täielikult, et sa ikka pead nagu käima muutustega kaasas, turg muutub, tehnoloogia areneb, mingid uued instrumendid, aktsiad, mis iganes on ju uued reeglid, võib-olla 24/7 turg, pean vaatama oma strateegiaid üle, on ju, millal tehingusse minna. Ja ta päris valmis ei saa, aga see muutus peaks jah olema hästi pikaajaline protsess, sellepärast ma olen siin rääkinud ka, kuidas ma vaatan 3 aasta tulemust pikaajaliselt. Noh, ja nüüd on nagu see,
minu maailmas, kui palju inimesi üldse ühte strateegiat 3 aastat suudab järjepidevalt kasutada, et see on väga väike osa nendest algokauplejatest, kes üldse 3 aastat ühte strateegiat suudavad jooksutada nii, et nad midagi ei muuda ega ei sekku sellesse. Mhm. Jah, no ma tulen siis võib-olla ringiga tagasi selle põhjuse juurde, et miks ma selle suure pildi teema, natuke filosoofilise teema üles võtsin, ongi see, et mulle tundub, et võib-olla me oleme siis olnud tükk aega sellises turufaasis ja mõnes mõttes oleme ka praegu, kus tekibki ühelt poolt küsimus, on ju, et kas sellest, mida meie siin sinuga börsijuttudes teeme, kas sellest on kasu või ei ole, on ju, et noh, me näeme, et siin igasugused raketid ja muud asjad on ju, et noh, et nagu justkui publik tahab rohkem midagi sellist. Ja teine asi on siis see, et natuke personaalsem pool ka, et me mõlemad vist natukene tõmbame siin kortsu oma tegemiste ja jagamise soovidega, et ma võin ise nagu otsa siin lahti teha ja öelda nagu hästi lihtsalt, et mul see tegevussuundade kokkupanemine sai siin alguse pere juurdekasvuga ühelt poolt ja teiselt poolt siis järsku kuidagi muutus midagi minu iseenda sees, et ma avastasin, et sihuke 30ndate algus kuni lõpp, siis ma elasin ainult iseendale, et mul olid näpud püsti, raha tuli, töökoht oli hea, boonused, särgid, värgid, reisid, peod, tantsufestivalid, on ju. siis, siis tuli justkui selline periood, kus ma leidsin eneseteostuse läbi selle, et ma joonistasin selle ringi nagu väga palju suuremaks ja tundsin, et ma tahan kaasa aidata sellele, et Eesti inimeste rahatarkus siis kuidagi edeneks, on ju, või ennekõike see investeerimisteadmiste osa, vähem võib-olla siis, ma ei tea, võlgadest vabaks saamine ja kogu see budgeting või eelarvestamine ja igapäevakulude jälgimine, aga pigem see investeerimismaailm. Ja nüüd ma olen siis sinna jõudnud, et ma olen selle suure ringi kuidagi väiksemaks jälle taaskord tõmmanud ja tunnen, et on parasjagu see faas tulemas, kus ma tahan keskenduda rohkem oma lähedastele, et ma tahan oma lapsega rohkem tegeleda, ma tahan naisega rohkem koos olla, ma tahan oma emaga aega veeta ja siis veel naise lähedased ka, et elu teeb siin natuke siukseid vimkasid ja suunab tähelepanu sellele, et asjad ei ole igavesti nii, nagu nad on olnud, et siis tuleb nagu natukene rohkem pöörata tähelepanu sellele ringile. Ja see on kaasa toonud siis selle, et ma tunnen, et minu enda identiteet ei ole enam seotud sellega, et ma olen mingisugune rahatarkuse jagaja iseenda jaoks või teiste jaoks, on ju, et nüüd on see faas, kus tahaks siis natuke teistmoodi elu elada. jaa jah, ja üldse noh, mina tegelikult sinult, Märten, hiljuti küsisin selle küsimuse, mis ma olen, tähendab, see on küsimus iseendale, on ju, mida ma olen endalt küsinud ja jagasin seda küsimust sinuga, et, et kuigi mulle meeldib väga sinuga nendel finantsturgude teemadel arutada, siis üha enam olen ma leidnud ennast küsimas endalt hiljuti, et miks ma teen seda iga kuu neljapäeval 2000 inimese ees, on ju. Et noh, alguse sai meil üle 5 aasta tagasi see kanal, kui Covidi ajal kõik olime lockdownis kodus ja kuidagi need, see ilmselt inimestel oli rohkem üksildust ja üleüldiselt see kogu investeerimise teema hakkas kuidagi buumima. Ja ma mõtlen enda peale, et 2020 ma olin nagu natuke teises faasis, et ma olin rohkem sellises õppimise ja info nagu svamm püüdsin, on ju, kõiki infot igalt poolt võtta ja õppida, aru saada mingitest asjadest. Ja mingi aeg hiljuti ma mõtlesin, et tegelikult viimased paar aastat juba ma ei ole finantsraamatutest ja podcastidest otseselt midagi õppinud. Midagi uut sellist, midagi uut vaud, et noh, vaata, kui sa juba mingi hetk sa kauplemisraamatuid ja avalikult kättesaadavat infot töötad läbi, siis see hakkab korduma, on ju, ja seal ei ole enam midagi uut ja väga raske on nagu leida mingit infokildu, mis on nagu ahaa-moment.
ja see ei ole see, et osta Teslat sellepärast, et see hakkab homme tõusma, on ju, see on see, mis me saate alguses rääkisime, sihuke meelelahutuse infomüra, aga just, et kuidas oma strateegiaid ja protsessi ja kõike seda paremaks saada. ja ma nüüd tunnen, et ma olen viimased paar aastat kogu juurdeõpitu on tulnud iseseisvast tööst ja dataga töötamisest iseseisvalt, mitte mingist info nii-öelda ammutamisest, on ju, avalikult, sest noh, mina ise näen ennast väga konkurentsitihedas osas turul, börsil, lühiajaline kauplemine ja põhimõtteliselt kui 10 inimesel tänavalt on mingi info, nemad juba teavad, siis minu jaoks see info, sellel ei saa mingit väärtust olla, on ju, sellel võib olla negatiivne väärtus. Et kui need 10 inimest ei ole mingi ühe firma insiderid või kuskilt institutsionaalsest investeerimispangast, kes sai mingit infot, et kui need 10 inimest on kõik tavalised inimesed tänavalt nagu mina, on ju, ja nemad teavad midagi, siis noh, minu jaoks sellel infol ei ole mingit väärtust, see on avalik info ja ilmselt turg võtab seda juba arvesse. Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et mina hetkel ei jälgi kedagi ega midagi. Ainuke asi, mida ma ise jälgin, on mu kauplemissüsteem ja data ja mis see statistiline näitaja on. Et sellepärast ka siin nendes oma saadetes jagada midagi igapäevast ja huvitavat, meelelahutuslikku on minu jaoks päris raskeks muutunud, sest ma lihtsalt ma ei tea, mis toimub, nagu ma ei jälgi seda. Jah, no täitsa arusaadav. Ma mõtlen, ei taha väga morbiidseks minna, on ju, et me ei ole nagu mingisugust otsust siin selle saate osas vastu võtnud, aga jah, nagu Markus ütles, siis seekord tõi tema selle lauale, et minevikus olen mina paar korda toonud, sellepärast et ettevõtlus võttis maru palju aega ja auru ja ja siis oli see lahendus see, et kas teeme väikse pausi või jätame saadete vahele natuke pikemad ajaaknad. Aga eks me siis praegu mõtleme, on ju, mis me siin pihta hakkame. aga et te teaksite, et nagu selliseid mõtteid me mõtiskleme ja sellises kohas me oleme siis oma eludega. Nagu sa tõid välja sellest Nick Magulli raamatust, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi või? Ja siis mul tekkiski Mhm. küsimus, et kas see, mis tõi meid siia, kas see viib meid edasi jah, ja peab vahel mõtlema neid asju ümber. jah, täpselt nii. Mõtlen, kas ma tahtsin sellega seoses veel öelda, nüüd läks meelest ära, korraks enne oli. Las ma mõtlen, kas tuleb tagasi meelde. Oli täpselt sellesama jutuga seoses. Aga üleüldiselt, kui ma mõtlen nagu podcast induse peale, mitte ainult Eestis, vaid üleüldse maailmas, siis tead, see on naljakas on vaadata, kuidas, kui me 2020 alustasime, siis oli küll palju podcast'e, aga see ei olnud vist nagu nii viral, et selle viimase 5 aastaga minu arust, kui ma mingi hetk, ma ei olnud üldse vaadanud, ma üldiselt ma kuulasin mõnda ingliskeelset kauplemispodcast'i ja kui ma hiljuti vaatasin Apple podcasti äpist näiteks, et mis on Eestis kõige populaarsemad podcastid, siis ma vaatasin, et tegelikult on nagu isegi investeerimise teemadel ja finantsteemadel, igast muudel teemadel, neid podcast'e on ülipalju. tead, mul on tunne, et paar aastat tagasi toimus nagu järsku mingi ärimaailmas mingi murrang, kus jõuti järeldusele, et nii kui sul on mingi toode, nii kui sul on mingi teenus, sa ise oled näiteks inimesena bränd või ettevõte kui bränd, et siis tal justkui peab olema podcast. ja, ja siis kuidagi laviinina nagu tuli neid. Aga Noh, nüüd ma olen ise jälginud mingeid siukseid ütleme väikeettevõtluse tegelasi, kes oli raamat, oli mingi Insta konto on ju, või kus iganes nad jagasid oma kursused, kommuunid ja varem või hiljem kõik on jõudnud nende podcast'i tegemiste juurde, et kuidagi sinna see maailm vist on liikunud praegu. jah, aga nüüd ongi see, mis minul oli sihuke selline arusaamine, et kui võib-olla vanasti oli rohkem seda blogimist ja esimesed podcast'id, mis ma ei tea, 10-15 aastat tagasi hakkasid tekkima,
oligi rohkem ka tihti see, et inimesed teevad seda huvist mingi teema vastu, siis aina enam ongi sellest saanud niisugune turundusreklaami kanal, on ju, et noh, et kui sa oled äri, siis sul peab see olema ja siis kuidagi nagu hästi palju tekkinud neid ja siis ongi see, et võib-olla vahepeal mingit podcast'i kuulad, siis ongi suures osas ainult reklaam, on ju, et siis on nagu tekib see, või näiteks miks ma enam sotsiaalmeedias väga ei käi, minu meelest seal on ainult reklaam ja ai toodetud mingisugune prügi, vaata, et kunagi sai ju tehtud Facebooki konto selleks, et näha, mida sõbrad ja lähedased pereliikmed teevad, panevad mingeid reisipilte, mingeid ägedaid asju, mis nad elus teevad, on ju. aga nüüd nagu seda on jäänud seal, seda on nagu raske sealt vahelt leida, sellepärast et kui sa lähed sotsiaalmeediasse, siis see on lihtsalt reklaam ja prügi, on ju, mingi ai toodetud asi, mis tegelikult ei ole isegi päris, on ju. Et minu meelest see maailm, vähemalt minu jaoks, on hakanud nagu vaikselt ära kaduma, sellepärast et see nõuab nii tugevat filtreerimist ja see sotsiaalmeedia äpi avamine tundub justkui, et ma paneksin meelega teleka tööle reklaami ajaks ja siis, kui reklaamipaus läbi saab, siis panen teleka kinni, vaata, et käingi ainult neid reklaame vaatamas, et minul on jäänud sotsiaalmeediast nagu sihuke tunne ja jah, kuidagi väga see online maailm on läinud väga selliseks võltsiks ja reklaami täis või kuidas sulle tundub? Jah, no ma täitsa nõustun sellega ja ma praegu mõtlesingi ka selle podcast'ide ja Youtube'ide videode ja kõikide Instagrami ja TikToki kontode peale ka, et kui ma isegi mõtlen hästi kitsalt investeerimise, rahatarkuse või kauplemise poolt, siis noh, pakkuge mulle välja nii-öelda alternatiivne variant sellele, et noh, variant üks on see, et seda tehakse ikkagi selleks, et kasvatada oma tuntust, saada jälgijaid ja lõppkokkuvõttes ikkagi midagi müüa, on ju. Noh, seal taga on mingi äri, kui ei ole kohe, siis on mõte. See on ikkagi tänapäeval kõige levinum. Number 2 on see missioonitunne väikse lootusega, et kunagi sa saad nagu midagi ikkagi müüa. Ja kolmas on, et sa teed nagu puhtalt missioonitundest või eneseteostusest. Aga sellega ongi nagu täpselt selline koht, et kui muu elu sõidab sisse ja seda eneseteostust enam sealt ei leia, on ju, noh, siis ongi see teelahkmel olemise küsimus, et kas pressida hambad ristis edasi või mitte. Ja kui pressida hambad ristis edasi, siis miks, on ju, et eks me vist praegu oleme sinna jõudnud oma selle börsijuttudega. no jaa, aga vaata, minu meelest üldse see suunamudimise või finfluencerite teema on selles mõttes naljakas, et okei, on influencer'id nagu sina, kes on kogenud, kes on näinud elus asju, kes on finantsvaldkonnas õppinud, töötanud, on ju, noh, keda võib nagu pidada, et nad teavad midagi sellest maailmast. aga siis on nagu lihtne on saada influencer'iks, kui sul lihtsalt on suur jälgijaskond ja sa ütled, et sa oled nüüd rahatarkuse jagaja, vaata. ma ei mõtle kedagi personaalselt, seepärast et ega ma väga ei tea hetkel, kes siin Eestis üldse need rahatarkuse jagajad on, ma ei ole jälginud. aga noh, kui ma olen varasemalt uudiseid, asju jälginud, siis ikka üsna noored inimesed tulevad pilti ja kõik on okei. aga nüüd ongi küsimus see, et mingi noor inimene, kes oskab lihtsalt Instagrami turundust teha ja ütleb, et ta on rahatarkuse jagaja, siis temast saab ka see influencer, on ju. Et mul vahel lihtsalt endal nagu, kui ma jälgin kauplejaid, siis tekib nagu see, et ühelt poolt nagu tahaks jälgida neid 70-aastaseid, kellel on hästi suur kogemus, aga tegelikult, millest ma olen nüüd saanud aru, mul ei ole mõtet jälgida seda 70-aastast 40-50-aastase kogemusega kauplejat, kuidas tema täna oma strateegiaid teeb ja portfelli haldab, sest nad on riski nii mahavõtt kui võimalik ja nad on täielikult raha kaitsmise tasemel. Nad võib-olla jätavad mulje, et nad teevad mingeid tehinguid ja asju, aga tegelikult see on hästi väikse osaga portfellist ja võib-olla tegelikult suur osa istub indeksis, mida sa tegelikult ei tea, on ju. Mida mina olen aru saanud. Mõned on mingi hetk nagu tunnistanud, et varasemalt jah, või nagu on tunnistanud seda, et tegelikult suur osa istub lihtsalt indeksis ja siis natuke näitab jälgijatele, et mida ta siis kunagi 90-ndatel tegi oma kauplemisega, on ju. Kui võib-olla siis oli kogu raha seal kauplemises. Et selles mõttes ma olen jällegi teiselt poolt saanud aru, et riskivõtmise ja riskitolerantsi suhtes peaks just neid omavanuseid vaatama, on ju. Samas ma ei kujuta ette ka seda, et ma vaatan mingit 18-aastast, kes räägib pikaajalisest investeerimisest, on ju, kes, ma ei tea, ka viimase 2020
viimase karuturu või 22 ajal veel isegi polnud täisealine, on ju, või noh, saad aru, mida ma mõtlen, et mingil määral on see, et meil okei, kõigil okei, on nagu okei. erinev nagu kogemus, hoiak ja nüüd on nagu küsimus see, et kas see influencer on sellepärast, et tal on mingi kogemus ja teadmised või ta lihtsalt oskab hästi turundust teha ja tal on mingi populaarne kanal või midagi. Mul on kaks ja asja, mis ma tahan öelda. ja Nii. ühe mõtte tahtsin veel ära lõpetada, et vahel minu jaoks lihtsalt, kui ma ise nagu ingliskeelses maailmas jälgin neid inimesi, siis mul vahel tekib see tunne, et noh, mina ei alusta kanalit, et ma ei tea, kuidas lapsi kasvatada, kui mul endal ei ole lapsi, vaata, et kui ma tahan nagu elukogemust või life coach'i, on ju, siis ma tahan, et see vend oleks 80, isa, vanaisa, sõjas käinud, ettevõtlusega tegelenud, no mingi kõike teinud elus, on ju, kui ma tahan life coach'i, ma ei taha 22-aastast life coach'i, kes räägib mulle, kuidas elu elada, vaata, noh, saad aru, mida ma mõtlen. Ja siin ongi nagu igas selles valdkonnas, et kas sa tahad kauplemist, kas sa tahad agressiivset riskivõtmist, on ju, siis võib-olla see 70-aastane kogemusega investor on nagu natuke juba liiga oma selles noh, portfellihalduses muutunud, on ju, samas sa tahad teada, kuidas ta siis 90-ndatel 2000 midagi tegi, aga sealt sa saad ainult mingeid põhimõtteid, sa ei saa seda, kuidas turg täna töötab. Et jah, ühesõnaga pikk jutt kokku, et ma hetkel ei jälgi ise kedagi. Väga huvitavat rada pidi läheb meil tänase vestlusega, no las ta läheb siis. Kahte asja tahan öelda, et mina olen aru saanud, et minu puhul on näiteks kõige kasulikum on ja kõige mõistlikum on jälgida neid inimesi ja ammutada infot ja kogemust nende käest, kes on minust täpselt ühe sammu ees või siis sellel järgmisel tasemel, kuhu mina soovin pürgida. Mitte ülejärgmisel, üle-ülejärgmisel, seda ma võin visiooni saamiseks ja unistamiseks nagu vaadata ja tarbida seda infot. aga kõige praktilisem on see üks samm ees, üks tase minust kõrgemal. ja sellega seostub seesama, et pean tunnistama, et umbes 10 aastat tagasi mul oli täpselt seesama hoiak, et just investeerimise vallas, et mida sa tuled ja räägid ja blogid ja kui sa tegelikult nagu investeerid nagu 25 eurot ühisrahastusse alles on ju. no nagu veits sihuke nina püsti tüüp olin, ma arvan, 10 aastat pluss tagasi. aga siis ma järsku sain aru, et vaata täpselt nii, nagu mul on vaja seda üks samm minu sees eest olevat inimest, siis teistel on täpselt samamoodi vaja, et on vaja kedagi, kes alustab ja dokumenteerib seda, kuidas ta alustab. ja siis ta on ühe sammu võrra kellestki teisest ees, see, kes ei ole veel alustanud. või kui sa oled juba ära alustanud, sul on, ma ei tea, mingid sambad tehtud, oled kasvukonto omale ära seadistanud ja nüüd mõtled, et kas hakkad üksikaktsiaid valima või mitte, on ju. hakkad sellest rääkima, seda jagama, jälle sa oled nagu ühe sammu ees nendest, kes on ainult nagu pensionisammastesse näiteks investeerinud. et meil on selliseid inimesi vaja ja mul on hästi hea meel, et ma sellise hoiaku kuidagi enda sees suutsin ära muuta. sellepärast, et mida aeg on edasi läinud, seda rohkem inimesi on tulnud ja ausalt mulle ka öelnud, et kuule, et ma sinu blogi ma ei taha lugeda, sa ajad nagu, sa oled kusagil nagu noh, mingis teises maailmas, see on mingi väga stratosfäär. ma ei jõua kunagi sinna, ma ei saa aru sellest tasemest on ju ja kogu lugu. Nojah, ei, selles mõttes küll ja, et keegi, kes alustab, ta ei taha näha kedagi, kes haldab 10 miljonit ja kuidas ta 10 miljonit haldab, sellega ei ole ka midagi teha, siis tahadki näha, kuidas keegi teine 50 eurot investeerib, on ju, kui sul endal on sama järk. Selles mõttes kõik õige ja võib-olla aga siin ongi see teine asi ju, et kogu see avalik info ja koolitused ja kättesaadavad mingid seminarid, kõik see on nagu alustajatele suunatud, aga miks see on alustajatele suunatud, miks ei ole, et mingi, näete, edasi jõudnud süstemaatiline kaupleja, kui sul on juba kõik algoritmid niimoodi paigas ja ületad indeksit 3-kordselt, et vaat siis siit tule õpi juurde ja ületa 5-kordselt, on ju. Et nagu seda ei ole, sellepärast, et ma arvan, 2 asja, esiteks see turg, kui sa tahad müüa, siis see alustajate turg on kõige parem müüa. täpselt. Neil ei ole kogemust, nad on naiivsed, mis iganes, neid on seal on lihtsam mass, Markus, seal on massi, mass. sa saad massile müüa. Kui sa hakkad edasijõudnutele midagi müüma, siis edasijõudnud juba teavad, et see mäng vähemalt lühiajalises kauplemises käib üksteise raha peale, see ei ole päris nii, et lihtsalt tulge kõik, kallistame ja teenime raha ja nii edasi ja siis lihtsalt sul on ka raske müüa neile, seepärast et nad näevad BS-i paremini läbi, on ju, et noh,
miks on kõik alati alustajatele suunatud, et ma mäletan, sa ühes saates siin ütlesid, et sa kunagi mõtlesid, et miks need arengumaad on alati arengumaad, et miks nad siis mingi hetk nagu arenenuks ei saa, on ju. et mul nagu tekib sama küsimus, et miks kõik koolitused on alustajatele suunatud, et millal need alustajad siis nagu edasijõudnuks saavad ja ongi see, et juhul, kui need alustajad saavad edasijõudnuks, siis nad lihtsalt ilmselt ei käi enam kuskil avalikel üritustel, et ma ei tea, minul kuule, lihtsalt jääb niisugune see mulje, on, see on hästi-hästi lihtne. Ma olen seda investeerimiskoolituste poolt teinud, ongi 10 aastat vist varsti on ju episoodiliselt. Ja maru hästi on näha osalejate arvu pealt, kui sa teed midagi päris alustajatele, mida mulle üldse ei viitsi teha aeg-ajalt, ma midagi vahest tegin, versus kui sa teed natuke edasijõudnutele või kui näiteks meie koos oleme teinud midagi juba hästi spetsiifilist, noh, riskihaldus on ju või mingisugune, no lähed ikka nagu juba nagu sihuke korralikult edasi jõudnud, siis põhimõtteliselt neid osalisi me võime lugeda, on ju, siin kahe käe sõrmedel või korda kaks. ja noh, ega siis kui me siin rääkisime, et podcast'id on nagu turundus- ja reklaamikanalid, ega me ise ka ju siin hõikame välja, kui me teeme mingi koolituse, webinari, sul on raamat, ma panen midagi müüki, on ju. et see on loogiline, et me pakume, räägime nendest asjadest siin oma kanalis. aga noh, minu meelest see ei ole meil olnud nagu põhiline teema, et me nagu ainult reklaami räägiks, on ju, et ma loodan, et ei, seda mitte. vaatajad-kuulajad on saanud ka midagi asjalikku nagu nendest vestlustest ja tegelikult miks ma augustis oma selle ühe strateegia, mis ma ise arvan, et on ülihea toode, panin müüki, oli ka, et näha, et palju üldse nagu, palju turgu on nagu sellisele minu teemale, sest noh, ma arvasin kohe, et see on väga väike turuosa, keda üldse huvitab niisugune süstemaatiline strateegia. ja ja ma sain oma selle vastuse, et noh, täpselt tegelikult ma umbes niimoodi ootasingi, et mu umbes selline tagasiside sellele pakkumisele tuleb. ja, ja mul ei ole, nagu ma ütlesin, jaanuari lõpuni hoian see pakkumise üleval, aga noh, mul hetkel ei ole nagu plaanis rohkem mingit strateegiat avalikustada ega müüa. ma näen lihtsalt, et see on niisugune, minu jaoks on ikkagi niisugune noh, vähemalt Eesti turul väga väike äri on ju, et seda kuidagi üldse ärina nagu teha. Loomulikult ingliskeelses maailmas, kui sul on nagu sajad tuhanded jälgijad, siis väga paljud need kauplejad ilmselt ongi otsustanud ainult müügi peale jääda, neil ei olegi mõtet üldse turul riski võtta, kui nende strateegiad müüvad väga hästi. see on nagu eraldi teema. noh, ma vahel, kui ma vaatan mingeid välis Youtubereid, kus ma lihtsalt kohe jooksen teises suunas, kui on hästi palju reklaami ja siis sa vaatad neid hästi kõrge kvaliteediga videoid, iga päev tulevad mingid pikad videod stuudios tehtud ja mingi tuhanded inimesed on kliendid. no sel inimesel kindlasti ei ole huvi ega aega aktiivselt turul riski võtta, vaata, ja tegeleda oma portfelli haldusega, kui ta teeb iga päev stuudios videoid ja müüb tuhandetele inimestele, on ju, et seal on lihtne matemaatika Excelis, et see on palju parem äri, on lihtsalt müüa, mitte üldse nagu turul midagi teha. ja noh, sellepärast kogu see ja seda filtreerida nagu välja, vähemalt minu enda kauplemismaailmas ja leida nagu mingit asjalikku infot, noh, ma ise arvan, et avalikult ilmselt ei leiagi seda, ainult läbi kontaktide või siis kellegi teenust väga kallilt ostes, kes ise ei paku seda, vaid ise kuidagi kaevad ja leiad üles ja saad jutule, on ju. ma lihtsalt ma praegu räägin oma mõtetest oma valdkonnas, mulle tundub see nagu selline kellegi, noh, kuidas siis öelda, see õppimine edasi ongi iseenda pealt, oma kogemuse ja data pealt ja sellepärast polegi hetkel õrna aimugi, et mis on need mingid turunarratiivid või mida keegi ootab või arvab. No vot, aga sa väga tahtsid turust ka huvitav, rääkida? väga huvitavat rada pidi on meil täna see podcast läinud või see jutt. aga ma just tahtsin öelda, et räägime siis midagi asjalikku ka ja räägime turust ka ja kui sa ei tea üldse, mis narratiivid tänapäeval on, siis ma jagan sinuga ühte, mis minu jaoks on lihtsalt nagu uudne ja huvitav. ma olen seda kogu aeg öelnud, et mulle meeldib intellektuaalne stimulatsioon ja kui ma kuulen või näen kusagil mingit kontseptsiooni, mis justkui väidetavalt siis muudab midagi traditsioonilist või täiesti purustab selle, siis ma ei eita seda või ei lükka seda eemale, vaid ma tahan nagu vaadata, et miks ja mis see vaatenurk seal on. ja üks selline potsatas eile mu postkasti.
Need, kes on USA investeerimismaastikku jälginud läbi meedia, siis teavad, et seal on aastakümneid olnud populaarne selline portfellistrateegia nagu 60-40 ehk 60 aktsiat, 40 võlakirjad. Ja nüüd siis üks analüüsifirma on jõudnud siis uut tüüpi mudelportfellini ja mitte, et sellest nagu varem ei oleks räägitud, ja mitte, et sellest teemast teised ei räägiks, aga põhimõtteliselt mida siis varahaldurid ja eelkõige investeerimisstrateegid, mille üle praegu pead murravad, on see, et kas see 40% klots seal, et kas see on ikka see, mis ta on olnud viimased 25, 50, 100 aastat, ehk me räägime siis sellest riigi võlakirjade klotsist. Kui meil täna on need riikide võlakoormused liikumas sinna, kus nad on ju, Prantsusmaa võlg on täna krediidimarginaalid kõrgemal kui Itaalial, mis oli üks uppuv laev meil siin 15 aastat tagasi euroala kriisis näiteks. Et asjad on justkui nii palju pöördunud, et need riigi võlakirjad ei paista nagu teps mitte väga turvalised ja sellist riski vähendavad ja tasakaalustavad instrumendid ja pakutakse siis sinna välja uusi komponente ja see 40 pannakse kokku siis 15% toormeid ja 25% naftafirmade aktsiaid. Ja väga paljuski selle tõttu, et noh, kes jälgib seda makromajanduse poolt, siis Trump kangutab meil USA Föderaalreservi esimeest, on ju, tahab sinna asemele panna kedagi, kes tooks intressimäärasid allapoole, mitte et tal see ainuisikuliselt tõenäoliselt õnnestuks, on ju, sellel uuel Fedi presidendil. Aga noh, nii-öelda kergelt tõusva inflatsioonisurvega keskkonnas panna pukki kedagi, kes intressimäärasid allapoole tooks ja veel siis seda inflatsiooni võib-olla natukene õhutaks, on ju, noh, veel muudab kahtlasemaks, on ju, selle riigi võlakirjade väärtuse. Aga minu jaoks oligi just huvitav see, et okei, et 15% toormed, väga hästi mõistan, miks nii, sellepärast et mis meil on siis, kuld, hõbe on rallinud nüüd tükk aega, pallaadium, teised väärismetallid tulevad järele, nüüd tulevad järele tööstuslikud metallid, nafta on ühena vähestest praegu, kes ei ole liigutama hakanud tsüklite mõttes, nafta, toornafta hind ongi viimane, mis liigutama hakkab, et selles suhtes huvitav, aga tegelikult see, et seal analüüsis oli hästi selgelt öeldud, et naftafirmade, dividende maksvate naftafirmade aktsiad on uued võlakirjad. Noh, see kõlab juba veits nagu kahtlaselt, aga see põhjendus tegelikult on seal nagu päris hea, sellepärast et keegi ei taha sinna investeeringuid teha sellesse valdkonda ennekõike mis ta eesti keeles siis on, rafineerimise poole peale, et need niinimetatud crack spreadid on hästi kõrged ja vaatamata madalale nafta hinnale naftafirmad suhteliselt nagu suplevad rahas, maksavad rammusat dividendi ja valuatsioonid on suhteliselt mõistlikud, ehk siis see hinnakõikumise risk justkui ka ei oleks väga suur. Et ühesõnaga sihuke huvitav alternatiivne portfelli strateegia on siin nüüd siis välja ujunud. Ma ei tea, kas sul on tahtmist seda üldse kommenteerida või midagi arvata, aga lihtsalt jagamise mõttes siis viskasin lauda. Jaa, noh, mis ma ise selle põhjal mõtlen, on see, et kui ma saan nendes naftasektori aktsiates saan ostusignaali, siis ma lähen pikaks ja kui saan müügisignaali, siis ma müün nad portfellist ära ja kui nad siis satuvad sinna mingi uue narratiiviga või mitte, ma ilmselt ei, noh, mitte ilmselt, vaid ma kindlasti ise ei tea seda narratiivi see hetk, kui ma sõidan nendes aktsiates. Ehk siis tekib küsimus, et kui oluline see teadmine mul on, et niimoodi arvatakse kuskil. Aga mina ei tea, kui ma mõtlen tagasi ka, siis ühelt poolt on see kuidagi olnud läbi aja, et jaekauplejate tehingutel keskmiselt on kasulik võtta vastaspool, on ju, kui on mingid suured populaarsed arvamused mingis, aga noh, see ma saan aru, tuleb institutsionaalsest maailmast esiteks, aga mingil määral seda ikkagi serveeritakse kõigile, on ju. Lihtsalt, noh, me oleme siin seda rääkinud ka, et makroga on väga raske teha mingeid otsuseid, väga pikaajalised tsüklid, väga petlik, juhuslik
ja siis, kui kõik ja makroinvestoritele alati kõik tundub väga halvasti, on ju, et ma mäletan, kui siin 23 aasta lõpus, kui me rääkisime, siis oli üldine see narratiiv, et makro on halb ja turud peavad kukkuma ja 2024 oli üks paremaid tõuse üldse, vähemalt minu portfellis, on ju. Nii et noh, kõik need, kes ootasid, et makro pärast peab kukkuma, siis said kõrvalt vaadata, kuidas turud tõusid. paljud võib-olla seal paljud ilmselt ostsid lõpuks sisse ennast 24 aasta hilissügisel või talvel, on ju, ja siis said osa 25 aasta kevade volatiilsusest ja no nii see käib, on ju, et lihtsalt neid narratiive taga ajades või nende järgi minnes lihtsalt pigem satud valele poolele turul. kas mäletad, Markus, me rääkisime tõenäoliselt isegi kahes saates, mis iganes selle portfelli nimi oli või strateegia, kas ta oli lihtsalt Dragon või ta oli mingi Dragonfly või mis asi see oli, mäletad, kus oli toormeid palju sees ja futuuridega on ju, võeti see toorme positsioon. 2021 aasta maikuu saade hea oli mälu. Dragon Portfolio. Ei, ma mäletan, ma elasin siis hotellielu lihtsalt, ma mäletan, me tegime selle saate. kas sul endal on nüüd praegu toormeid mingi strateegiana portfellis või mitte, et nagu ma ütlesin, et kui ma vaatan neid toormetsükleid, siis kõik läheb praegu nagu kellavärk. alustasime väärismetallidest, nüüd tulevad tööstuslikud järele, järgmine teoorias peaks olema energiakandjad, millal ei tea, on ju, aga ma lihtsalt räägin seda tsükli üldist olemust. Tead, ma olen aktsiakaupleja, millest ma olen nagu saanud pikapeale aru ja kui ma olen kaubelnud nüüd neid futuure, optsioone, derivatiive, siis noh, see on üldjuhul olnud, ma olen seda rääkinud ka, et see on väiksem osa mu portfellist olnud. Ja ma pean ennast endiselt aktsiakauplejaks ja üldiselt mu need strateegiad näevad ette seda, et igasugused need trendid mingites toormetes või krüptodes jõuavad läbi börsiaktsiate minu portfelli. Näiteks me siin rääkisime ka hiljutisest MicroStrategy'st, mis nüüd on Strategy, mis oli nii-öelda nagu Bitcoini aktsia ja kusjuures ma vaatasin, see mingi saade, kui siin hiljuti, kui sa ütlesid ka, et sel aastal sellel Strategy'l oli nagu läinud kehvemini kui Bitcoinil, siis tead, ma hiljem vaatasin huvi pärast. No nüüd see Strategy on vist kukkunud rohkem koos Bitcoiniga. Mhm. Tead, ma vaatasin hiljem seda, et ma olin selles Strategy's siis kokku natuke alla, umbes 2 aastat olin selles aktsias ja ma sain selle ajaga üle 500%-se liikumise sellest aktsiast ja Bitcoin sama ajaga tõusis alla 200%. nii et see jällegi näitab seda, et noh, see ei olnud nagu selline väga üks-ühele korrelatsioonis, mõlemad küll tõusid sama aega, aga see strategy isegi tõusis kõvasti rohkem protsentuaalselt. aga see oli Mhm. minu jaoks nii-öelda nagu Bitcoini vedur portfellis, hetkel mul see aktsiat enam ei ole. ja krüpto nende altcoin'idega kauplemisel ka, et mõned asjad, mis ma nagu ütlesin, et kui ma päris rahaga testin strateegiat, siis ma õpin mingeid asju ja altcoin'idega ma sain näiteks seda aru, et kui ma tahan hästi palju erinevaid krüptosid kaubelda, altcoin'e, siis ma pean kogu aeg tegelema selle likviidsusprobleemi ja sellega, et see altcoin jälle kaob ära või kaotab selle likviidsuskriteeriumi filtri minu jaoks ja jälle pean nagu asendama mingite uute altcoin'idega. Ehk siis see nagu ei olnud ka nagu sedaviisi hea, kuidas ma seda alguses hakkasin tegema. ja toormetega sama, et üldiselt toormepotti lihtsalt hoida, osta, hoida, teha minu silmis, ma olen seda varem siin rääkinud ka, äkki aasta-paar tagasi, ei ole minu silmis hea, seepärast et nad ei ole rahavooinstrumendid või väärtust tekitavad instrumendid nagu aktsiad, ettevõtted. sa istud lihtsalt mingis toorme ETF-is, noh, sa maksad kogu aeg seda, seal neid swap'e ja fee'sid ja asju, et rullida ja hoida neid futuure ja intresse ja kõike muud. Mhm. ja ma olen nagu jõudnud ise sinna, et ikkagi aktsiates ma saan äh, oma raha kõige efektiivsemalt kaubelda ja see on süsteemid on kõige usaldusväärsemad minu jaoks, seda enam, et ma rohkem kombineerin nagu erinevaid strateegiaid, ma võib-olla kauplen seda Nvidiat 4 erineva strateegiaga pikaks ja lühikeseks ja kokkuvõttes
see tulemus on minu jaoks nagu parem kui see, et mul oleks üks strateegia Nvidia jaoks, üks strateegia Bitcoini jaoks, üks strateegia nafta jaoks. noh, saad aru, mida ma mõtlen, et mingil määral see instrumentide ja turu omavaheline korrelatsioon töötab isegi minu kasuks tihti, kuigi justkui klassikalisest hajutamise teooriast võiks võtta, et noh, et nendes erinevates instrumentides istuda on nagu parem. aga lihtsalt see, kuidas mul strateegiad omavahel mittekorrelatsioonis töötavad, on minu jaoks etem jääda väiksemale mängumaale nagu ainult aktsiatega. ehk siis, ka, ehk siis lühike vastus on see, et mul hetkel toorme futuure ei ole. okei, aga kas kaevandajad on tulnud sul portfelli sisse mingisse sellesse trendi või momentumi strateegiasse? ja sellest ma vist mitu saadet tagasi rääkisin, et need AU ja NEM Mhm. on mul portfellis. Äkki on nad endiselt alles, ma arvan, 100% kindel ei ole. No aga kullakaevandajad tegid vahepeal ikka korraliku tagasitõmbe, et ei välista, et viskas välja ka. ja, või siis lihtsalt lühemaajalisemad strateegiad Mhm. läksid short, on ju, et see on ka variant, et longi hoian edasi ja lühiajaliselt maandan muud moodi seda langusriski. aga jah, see, et näiteks, et selle asemel, et olla kulla futuurides pikk, ma pigem kauplen mingeid kullakaevandaja või muid siukseid materials aktsiaid, aga nad tekivad mulle portfelli mitte sellepärast, et ma midagi teaks kullast või mu portfell arvaks midagi kullast, vaid nad lihtsalt tekivad oma momentumi või muu faktori hinna liikumisega ja siis tagantjärgi ma saan vaadata, et näe, ja kuld tõusis, näed, need mu kullakaevandaja aktsiad ka portfellis olid ja tõusid. Mhm. et see on niisugune tagantjärele, ega ma seda ette ja, okei. ja aga mul ise on siis, endal, nii. ise toormeid siis kaupled? Ei kauple ei, aga toormeid. kas sa saad öelda, et sa investeerid toormetesse või? see kõlab naljakalt. Ei saa, ei saa. Ma sa arvan, ikkagi et ei kaupled, saa. isegi kui sa hoiad seda mingit ETF-i, commodity ETF-i, siis see on nagu kahtlane öelda, et ma investeerisin toormetesse. Tead, mina isegi julgen öelda sellise asja, et kui sa lähed, ostad mündid või plaadid, kullaplaadid või mündid ja ütled, et ma nüüd investeerin kulda, siis sa kujutad midagi ette. sellepärast, et tegelikult sa lihtsalt ostad lootuses müüa teda kunagi kõrgema hinnaga ja see kõrgem hind saab tulla ainult turumeelsusest ja mitte ühestki muust faktorist põhimõtteliselt. No okei, me võime rääkida mingi nõudluse-pakkumise suhe, aga lõpuks see jookseb sinna meelsusesse välja, et ikkagi jätkuvalt seda sisemist väärtust on toormetel väga keeruline arvutada. Ainus, mis me saame praktiliselt arvutada enamus toormete puhul, on nende oma hind siis on ju, või noh, nagu mis on, extraction cost. mis on üldse naljakas mõte, mida ma ükspäev mõtlesin, et need, kes on kõik oma varad pannud Bitcoini näiteks või suure osa oma portfellist Bitcoini allokeerinud ootuses, et Bitcoinist saab maailma raha või midagi, et ma ei tea, et kui kõik hakkavad poes leiba ostma Bitcoinis, et siis neil on nagu hästi, on ju. aga tegelikult see on ju just see, mida nad ei peaks tahtma, et Bitcoinist saab maailma raha, sest vastasel juhul see on sama, nagu sa praegu hoiaksid eurot, on ju. et sa praegu hoiad eurot sellepärast, et eurost saab poest leiba osta, siis igal juhul süsteem korrigeerib ära selle, et kui Bitcoinist saab maailma raha, siis see hetk, see ei ole, see ei saa enam olla ju mingisugune volatiilne, kiiresti kasvav vara. sest vastasel juhul ta lihtsalt ei oleks poes hinnalipikutel sul igapäevaarveldusteks. et see on minu, kas ei ole nagu konfliktne asi, et minu meelest need, kes on oma raha pannud Bitcoini, nad just peaksid tahtma, et sellest jääb sihuke niši väike münt, mis on volatiilne ja siis saab ka palju tõusta, on ju. Nad ei peaks tahtma üldse, et selle eest saab poes leiba osta ühel päeval, sest siis kaob see tõusufaktor sealt ära ju, sest hetkel, kui sa hoiad Bitcoini, sa ju võrdled seda dollarisse või eurosse, seda väärtuse kasvu. aga kui Bitcoin ongi nagu see valuuta, siis sul justkui kasvu enam ei ole, see on sama nagu täna hoiaks eurot ja ütleks, et ma olen kogu oma varadega investeeritud eurosse. jah, sisuliselt. on ju? jah, et Bitcoini maksimalistid, noh, nende suurim asi, mida nad võiksid tahta või tahavadki, ma ei tea, kas nad tahavad, on tegelikult see, et Bitcoinist saab store of value ehk siis mingi väärtuse hoidja, silti kandev vara ja nõudlust on selle järgi alati rohkem kui pakkumist, mis viib hinna ülesse ja kogu lugu on ju.
noh, lainetades, aga jah, lihtsalt see store of value tavaliselt ei tähenda mingit agressiivset kasvu, tavaliselt see tähendab pigem seda, et su vara säilitab seal oma mingit inflatsiooni ja natuke võib-olla peale, et kui me räägime siin veits krüptost, siis ma ei tea, kuna sa uudiseid ei loe, siis kas sa oled kursis selle 10., 11. oktoobril toimunud liquidation event'iga krüptoturul? hinda ma tean, okei et hind on kukkunud mingi 85 000 dollari kanti või midagi, seda ma tean, aga ma ei ole nende aga see uudiste. oli siis põhimõtteliselt, meil oli ju üks maailma või üks suurimaid krüptobörse oli FTX on ju, mis pankrotistus äkki siin 3 aastat tagasi või. Sam Bankman-Fried istub vist siiamaani vangis selle eest, selle börsi asutaja. Et siis oli neid likvideerimisi, sundlikvideerimisi, me räägime siis sisuliselt margin call'ist ehk finantsvõimenduse mahavõtmisest sundmüükidega nende maaklerplatvormide või krüptobörside algatusel. Ja nüüd siis 10. oktoober oli senise krüptoturu ajaloo suurim liquidation event, peaaegu 20 miljardit dollarit krüptovarasid läks müüki. Ja hiljuti ma ühest podcast'ist kuulsin nagu huvitavat sisevaadet, et kuidas see siis toimus või mis seal juhtus. Ja see oli nagu päris huvitav. Ma lihtsalt jagan juhuks, kui keegi nagu jälle intellektuaalselt stimuleeriv on ju. Et oli üks väike krüptobörs, ma enam nime ei mäleta, kellel oli, kas tal oli oma stablecoin või oli see üks selline natukene vähem levinud stablecoin. Stablecoin on siis selline krüpto ökoruumist olev vara, mis on, kui ta on dollariga seotud, siis ta on justkui üks-ühele, on ju, et kogu aeg hoiab oma väärtust, üks stablecoin on väärt $1. Ja toimus siis mingisugune tehniline väike sihuke glitch või sihuke rike, kus selle ühe stablecoin'i väärtus kukkus mõneks hetkeks alla $1. kui mu mälu mind ei peta, siis äkki sinna 40 või 64 sendi juurde või midagi taolist, et protsentuaalselt nagu päris suur langus. Ja nüüd mitte, et krüpto oleks, on ju piisavalt kõikuv ja volatiilne, siis päris palju kasutatakse seal maailmas toimetamiseks võimendust. Ja võimenduse tagatisena hoitakse siis oma kontol mitte eurosid, dollareid, jeene, vaid hoitaksegi eurode, dollari või muu fiat valuuta või tavarahaga seotud stablecoin'e. Ja nüüd juhtus siis nii, on ju, et kui üks stablecoin kaotas oma väärtust, siis järsku tekkis sundlikvideerimine seal väiksel krüptobörsil, mis iganes coin'e need investorid või kauplejad hoidsid. kui neil oli see stablecoin, mille kurss muutus, siis läksid asjad sundmüüki ja see vallandas siis teistel börsidel selle müügilaine, sellepärast et järsult kukkusid ka teiste on ju krüptomüntide hinnad, mis olid jällegi omakorda tagatisvarana panditud siis kusagil. Et päris huvitav sihukene asi, mis seal ketrama hakkas, jälle spiraal, tehnilisest vaatenurgast. et sihuke spiraal hakkas ketrama. jah, noh, see, mis juhtub, on ju, et nii juhtub, kui üks asi hakkab kukkuma ja tekitab mingit likviidsuskriisi või mis iganes seal põhjust, et hakkab mingi asi sellepärast kukkuma, et see asi kukkus ja siis see kukutab teisi asju ja siis sealt tekib see spiraal. me ei ole seda ammu aktsiates näinud, aga küll me näeme seda ka aktsiates varsti. ja nii on, aga vaata, see aeg, kui sa sellest rääkisid ja küsisid, kas ma sellest tean, siis mul meenus, et ma siin mitu saadet tagasi, no võib-olla 6 aega enne seda ütlesin, et ma olen krüptost väljas. Jääb justkui mulje, et kuule, Markus, kus sul see kristallkuul on ju, et tahaks ka seda vahel hõõruda ja vaadata, mis juhtuma hakkab. aga tegelikult ju Strategist olin väljas see hetk ja krüptost, et lihtsalt ma vaatangi ainult hinda ja nõudluspakkumine jookseb hinnast välja ja see lihtsalt kauplemissüsteem positsioneeris nii, et hetkel ei ole hea aeg krüptos olla ja oh üllatust ja need halvad ajad tavaliselt satuvadki siis, kui on halb aeg seal sees olla, parem on välja minna, risk maha võtta ja siis tavaliselt hakkavad need asjad juhtuma. aktsiates samamoodi.
et sellepärast ei olegi neid narratiive vaja või seda põhjust, mis juhtus, lihtsalt on vaja nõudluse pakkumise järgi ennast positsioneerida. kuule, kui me siin rääkisime sellest võimendusest, siis kas sul on ühel IB kontol, ma võin seda privaatselt küsida, kui sa ei taha vastata, siis räägime pärast, on ju, aga kui vastad, võib-olla teistel ka huvitav teada, kas sul on tehtud IB juures siis lisakonto ka juurde nagu mingi alamkonto nii-öelda või? mis asi see IB on? ahah. ühesõnaga, mul küsimus on see, et kui näiteks IB-s ehk Interactive Brokers'is on ju nii, teha omale alamkonto, kus jooksutada võimendust ja ütleme, et see alamkonto lendab õhku, aga selle masterkonto peal on varad olemas. kas siis need põhikonto varad satuvad riski alla või kuidas see asi seal IB puhul rakendatud on? seal saab valida minu meelest erineva variandi vahel, aga vaikimisi seade, kuidas see ilmselt tavaliselt alguses on ja kuidas see minul hetkel on see, et alamkontol uut positsiooni avades on sul vaja seda initial margin'i sellel alamkontol. sul peab alamkontol olema vahendeid, et see võimendus avada, aga kui alamkonto saab margin call'i, siis ta võtab arvesse ka masterkontot. Ehk okei, see nii et seal maintenance margin. masterkontol olevad varad tegelikult ei ole kaitstud. Ja Mhm. maintenance margin on ühine, initial margin on eraldi. Mhm. ma vahepeal lihtsalt siin kuidagi hakkasin mõtisklema nendel teemadel, sellepärast et avastasin, et vaatad neid IB kontosid eraldi, mina vaatan, mul on siis neid mitu on ju, vaatad, okei, kõik marginid on okeid ja siis järsku vaatad oma koondtabelit ja avastad, et mingi margin'i laenu suurus on umbes nii palju, nagu mõned võib-olla võtavad siin korterilaenu väiksema korteri jaoks näiteks. ja siis järsku hakkasin nagu riskidest kuidagi teistmoodi mõtlema, mis siis, et nagu iga üksiku konto lõikes on kõik nagu hästi, aga siis nägin seda nagu summaarset numbrit ja mõtlesingi sedapidi, et kellegi kodulaen on võib-olla selline. ja siis hakkasin mõtlema, et okei, et kas ma peaks nagu midagi ära liigutama, tekitama ka mingid alamkontod või mitte. aga noh, siis on vaja sinna nagu varasid ka on ju liigutada, et ei saa ainult laenu tõsta alamkontole. Jah, jah. No samas seda absoluutsummat ju ei ole võib-olla mõtet vaadata, kui sul on kogu konto suur ja kapitali palju, siis absoluutnumbris võibki sul suur võimendus olla, aga ikka vaata protsentuaalselt. ja noh, ma tavaliselt jälgingi seda, aga ma ei olnud seda koondnumbrit Aga nii-öelda vaadanud. palju sa lased siis, palju sul on maksimaalselt olnud see lahti? Ütleme nii, et kui 100% on omakapital, siis sõidad sa seal 150-ga või kuni 200 või? Mõtlen, see on nüüd hästi oluline, et me räägiks täpselt samamoodi arvutatud võimendusest. Või ehk kui siis sa kasutad derivatiive, kui sa optsioone kasutad, siis on muidugi raskem seda arvutada. jah, no jätame selle poole välja, räägime lihtsalt nagu margin'i protsent varade turuväärtusesse või siis on ju Ahah, IB konto turuväärtusesse, jah. siis mu enda mugavustsoon on nagu 15% maks, Ahah, 20 maksimaalne üleöö ja pikalt on ju, mitte ahah, ainult üleöö mingi svingi jaoks, ahah, vaid ütleme, et nagu tõusutsükli jaoks. noh, et ma okei. kujutan ette, et me oleme pulliturul, on ju, mingisugune raksakas alla käib ja siis ma tahan nagu natuke suuremalt sisse osta, siis ma vaatan, et noh, 15 maksimaalselt. ehk siis ütleme, et kui konto oleks 100 kilo, ma võtaks 15 000 laenu, siis uus varade väärtus on laenu eest soetatud 15 pluss olemasolev 100 on 115, siis see laen nüüd tegelikult ei moodusta 15%, vaid ta moodustab 15 jagatud 115-ga, see on väiksem kui 15%. et seda on nagu oluline, seda arvutuskäiku minu arust meeles hoida. et see ei tähenda, et ma võtan iga 100 000 kohta siis 15 000, tegelikult ma saan nagu rohkem võtta, on ju. Ahah, et ahah, see 15% piir kehtiks, see võimenduse määr. ahah, aga jah, need on need minu kuidagi tolerantsid, et ma olen enda jaoks läbi arvutanud hästi lihtne Exceli tabel, et ütleme, et mul kusagilt raha peale ei tule, ma ei raatsi mitte midagi müüa. turg teeb -10, turg teeb -30, turg teeb miinus või ütleme, minu portfell siis teeb -50.
et kui suure võimenduse määraga ma võiksin läbi sõita siis neid riskistsenaariume, ilma et ma mitte midagi müüks või raha peale kannaks. lihtsalt oma hingerahu jaoks ma olen sellised arvutused läbi teinud. no ma ei oma tea, arvutused muiga palju. kui ikkagi tõenäosus või ootus on -50 portfelliga läbi teha, siis ma ei hoiaks see hetk võimendust lahti. Ma arvan, et see paberil tundub sulle kuidagi lihtsam vaadata, kui see hetk -50 olla koos võimendusega nagu drawdown'is. ja loomulikult seal tekivad kohe need margin call'i riskid, on ju, kui sa seal piiri peal opereerid, et aga ma ütlen, et ma olen nagu läbi arvutanud ja siis jõudnud nagu nende numbriteni enda jaoks, et see 15 ja 20 siis. okei okay., jah. Ma vaatan eraldi seda, et mis on üleöö margin ja mis on päevasisene, on ju, et see päevasisene, noh, võib teoorias kuni 200% minna, lubatud on IB-s 400, on ju. aga ta ei ole, ta on mul maksimaalselt 170 läinud. aga üleöö pigem sinnasamma kanti nagu sul. et üleöö ma nii suurt ei hoia. ma vaatan kella ka ja mõtlen, kas ma ühe teema viskan veel siin lauda või mitte. sellepärast, et ega me ei tea, millal me järgmine kord räägime. aga minu jaoks on kuidagi huvitav teema, sellepärast et ma investorina teen seda, aga ma ei ole mõelnud kunagi nii, et kauplejad teevad seda ja, ja neil see argumentatsioon seda asja teha on hoopis teistsugune. ehk siis ma räägin sellisest asjast nagu äh, pyramiding või ma ei tea, kuidas seda inglise keeles üldse hääldada. ma ei tea, kas sa oled selle kontseptsiooniga tuttav, et põhimõtteliselt siis midagi ju vist kusagilt sellest turuvõlurite raamatust kunagi lugesin või mingisugusest mujalt kohast ette jäänud. et siis selline kontseptsioon, et kauplejana võtad algse positsiooni ja sa ju arvutad välja, mis on sinu risk dollarites või eurodes, on ju, näiteks sul on oma riskipiir. nii, nüüd hind hakkab liikuma sinule soovitud suunas ja sa saad tõsta stopi ülespoole. mis tähendab seda, et see vähendab sinu riski per positsioon. sest ütleme, et sa oled juba nii-öelda plussis. et siis sa sisuliselt justkui enam oma rahaga ei riski. mis tähendab, et sa võid sedasama positsiooni juurde osta selle kõrgema hinna pealt, kui ta töötab, on ju, ja jälle võtta seda oma selle riski mahu piires. ma ei tea, kas ma suutsin ennast arusaadavaks teha. ja ei, ma saan aru lihtsalt, et mis see, eks see sõltub, mis see esialgne tees või strateegia on, et kas siis see aktsia, mis sul liikus sisenemisest nagu plussi, et sa said stopi edasi viia, et kas just seesama aktsia sealt kohast on nüüd see sama hea ost edasi, et seda riski taastada nagu. nojah, see vist eeldab seda, et sul on natukene sihuke momentum strateegia, et sa hoiad nagu kuid, kui mitte kvartaleid, on ju. ja seda upside'i on ikkagi jätkuvalt rohkem, on ju, et noh, see profit-loss suhe või midagi läheb nagu atraktiivseks. Võib-olla mingi tõusu momentumil, kui hind konsolideerub, et siis sa jälle lähed nagu uuesti sisse või tähendab, mitte uuesti sisse, vaid sa ostad juurde, kuna su stopp on lähemal, on ju, ja sa viid riski tagasi, mis ta oli. aga sina põhimõtteliselt ei ole praktiseerinud seda, et ostad juurde seda, mis nagu töötab hästi? ei, otseselt mitte, sest vot kui mul siin mingid need aktsiad, mis siin viimastel aastatel on 500% umbes tõusnud, enne kui nad on kinni läinud, Palantir oli isegi vist 800, siis see positsioon ise juba on piisavalt suur sellest tõusust, et ma ei taha seda teel üles veel oma kapitaliga suurendada, siis ta läheb lihtsalt kogu portfellis, see positsioon läheb liiga suureks. aga sa ei tea kunagi, kas mingi asi teeb 400, 500 või 800, kui ta on teinud +20 näiteks või +50, siis ta ju ei ole veel väga suur ja sul oma raha ei ole seal nii palju mängus enam. ja, aga ma ei tea, milline tulevikus saab olema see 500, mul on ootus, et ma kõik aktsiad, mis ma avan, üks neist jälle läheb +500, ma ei tea, milline, et mille põhjal ma siis selle otsuse teen, et milline on see, mis ei lähe ja milline on see, mis läheb, noh, ma ei tea seda, vaata. et ma eeldan seda, et kui ma lasen võitjatel joosta, siis ma hiljem näen need suured võitjad, mis tõusid 100%, aga ma ei lisa neile teel üles, sest et tegelikult ju tõenäosus on suurem, et nad ei ole
need suured võitjad ja nad lähevad varsti väikse kahjumiga portfellist välja. Okay. Noh, et mõtlen, et nüüd, kui ma igale tõusvale aktsiale lisan juurde, siis tegelikult lõpuks ju need väga suured võitjad, nende osakaal on väga väike. Suurem osa ei tee ju pluss 500 portfellis. Et eks see oleneb siis, kui sa paned neile kogu aeg juurde ja sa saad pihta sellele Palantirile või Nvidiale, siis on muidugi pidu ja elu on lill. Kuule, aga siin on kohe nagu seotud küsimus, et ütleme, kui see Palantir sul liikuma hakkas, sul on ju mingid riskilimiidid per portfell protsendina ka või, ei ole või? Kui ta tõusis kogu sinu varadest 5%, ma pakun, et sa ei liiguta, aga 10, 15, 25, 35, 50%, kusagil tuleb ju sinul tolerantsil ka piir ette ei tule. Sa ei lase võitjatel lõputult joosta ju. Siiani ei ole seda piiri või põhjust ette tulnud, siiani ma olen lasknud lõpuni ja ma arvan, et kuna ma kauplen large ja mid cap, vaata small capsid võivad teha siin mingid 1000%, aga üldiselt large cap vides seda, noh, mul ennem lihtsalt läheb see positsioon välja, isegi kui ta teeb 10 aastaga 1000%, siis pigem see on ilmselt mul mitme tehinguna, mitte ühe tehinguna hoitud, sest et seal vahel on väga sügavad korrektsioonid. Ja hetkel ma arvan, Nvidia ja Strategy ja siin Tesla varasemalt Meta, mis nüüd veel suured võitjad on olnud, nende kõrval on tegelikult see Palantir olnud seni vist kõige suurem tõus. Okay. Mis oli pluss 800 äkki. Nad läks välja, ma ei tea, ta läks välja äkki, ma ei tea, kas mingi pluss 700 või midagi. No võt. Nii et ilusaid numbrid siia selle saate lõppu. Mul ei ole siia midagi vastu panna või ma ei hakka punnitama siia, lõpetame sellega, et Markus leiab häid rakette ja sõidab pikki mõnusaid sõite ja nii on. Aga eks siis häid pühi kõigile ja head vana aasta lõppu. Tellige raamatut. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.